Tere minu poolt, väga hea meel teie ees seista ja esindada noori. Üritan puudutada enda siis esiteks noorte autonoomia paradoksi, seda, kuidas õigused ja kohustused tegelikult ei ole omavahel tasakaalus. Siis räägin natukene sellest, kuidas noored otsustavad, kuidas nad osalevad traditsioonilises demokraatias, sotsiaalmeedia läbi siis demokraatlikus osaluses. Ja siis puudutan ka sotsiaalmeediat ja sellele langetatud siis potentsiaalseid eapiire. Mis on siis noorte autonoomia paradoks Eestis praegu? Ma arvan, et see seisneb selles, et riik ei ole otsustanud, kuidas me kohtleme noori. Nagu Hanah enne mainis, siis noortele võib panna hästi palju kohustusi peale, et just nagu majanduslikust perspektiivist on nii võimekad, nad võivad siseneda varaselt tööturule, neil võib olla pikem haridustee, lisaks toimub tunduvalt kiirem iseseisvumine kui eelnevatel generatsioonidel ning noortel on omavaheline konkurents. Aitäh! Samas me näeme, et juba praegu see koormus käib noortel üle jõu. Pooled 15–24 aastastest noortest kogevad tugevat vaimset distressi ja kui te vaatate seda vanusegruppi, siis need on tegelikult need inimesed, kes peaksid praegu juba tööturul domineerima ja järgmised 20, 30, 40 aastat seal seda tööd jätkama. Ehk siis me näeme, et see on juba liiga palju ja nagu eelnevalt juba toodi välja statistikat, majanduslik koormus ju kasvab, on ju. 2040. aastaks moodustavad 65+ inimesed üle veerandi Eesti elanikkonnast, ehk siis veelgi rohkem majanduslikku koormust tegelikult langeb nende noorte õlule. Aga mis on noorte õigused siis? Ma arvan, et esiteks suurim õigus, mida nii-öelda meedias kajastatakse, on see traditsiooniline demokraatlik hääleõigus. On ju, saab käia kohalike omavalitsuse valimistel, 18-aastases siis Riigikogu valimistel ja Euroopa Parlamendi valimistel ka. Küll aga, kui me toome sisse selle sotsiaalmeedia, siis minu arust siin tekib juba see autonoomia probleem, et kui me majanduslikult usaldame noortele nii palju nii palju asju, et nad võivad käia varaselt tööl, nad võivad maksta makse, nad on nii võimekad, aga samas sotsiaalmeedia kui vaba inforuum, see on nende jaoks liiga palju, nad ei ole kognitiivselt piisavalt võimekad, et seda nii-öelda hallata, et seal toime tulla. See läheb juba vastuollu sellega, kuidas me tegelikult noori siis kuidagi käsitleme, on ju. Lisaks ma arvan, et sotsiaalmeediat tuleb vaadata laiemas kontekstis. Esiteks, keskmise noore igapäevaelu on sellest väga läbi põimitud. Ta veedab seal väga palju aega, see on tema jaoks üks peamisi eneseväljenduse info jagamise ruume. Ning lisaks, kui me räägime siis demokraatiast ja sellest, et me anname noorele võrdväärse hääleõiguse, siis väga palju poliitilist diskursust toimub sotsiaalmeedias, väga palju uudiseid levitatakse seal, noored tarbivad seda meediat. Ja kui me keelame ära neil selle meedia kättesaadavuse, siis see ei ole ka eriti aus, et olgu me anname neile selle hääleõiguse, aga me ei anna neile õigus sellele, et nad saavad seda infot kätte, on ju. Ma arvan, et selle kogu olukorra tuumprobleem on tegelikult see, et noori puudutavaid otsuseid tehakse sageli ilma noori kaasamata, sest et ütleme nii, et väga tore, et neile antakse see traditsiooniline demokraatlik õigus, aga tegelikult see väga ei puuduta neid küsimusi, mis on nende jaoks olulised, ala see sotsiaalmeedia keeld, mis lõppude lõpuks otsus ju langetatakse Riigikogus. Lisaks me näeme ka seda, et kõik need noorte probleemid, kõik see koormus, me tegelikult ei tea, mis on selle tuumprobleem. Me võime hüpotiseerida, et see on tulenevalt ainult sellest majanduslikust koormusest või siis sellest sotsiaalmeediast või siis mingitest muudest faktoritest, aga me tegelikult ei tea, sest me ei küsi. Ma arvan, et me saaksime väga palju neid probleeme ennetada, kui rohkem noori nagu mina käiksime siin praegu. Okei, aga mis siis tegelikult juhtub, kui me räägime sellest traditsioonilisest demokraatiast ja noortel tegelikult ei anta igapäevaelus rohkem kaasatust? Ma arvan, et see noorte osalus nihkub platvormidele ja sotsiaalmeediasse. Me näeme praegu, et vaid 39% noortest siin vanusebraketis 16–30 on hääletanud kohalikel, riiklikel või Euroopa valimistel ja vaid 19% on avaldanud poliitilist arvamust internetis või sotsiaalmeedias. Mida see tegelikult tähendab? See tõstatab küsimuse, et kus need ülejäänud noored on ja mida nad siis teevad, eks ole. Me näeme, et 70% teismelistest saab uudiseid peamiselt sotsiaalmeediast, mitte traditsioonilisest meediast, kus eksisteerivad vähemalt mingisugused pädevad faktinkontrollid, eks ole. See tähendab seda, et väga paljudest noortest on saanud meediatarbijad ja me võiks hüpotiseerida, et see on poliitiline diskursus, kus nii-öelda noor kuuleb mõlema poole argumente, aga me teame, et see tegelikult ei ole tõsi, sellepärast et sotsiaalmeediaplatvormid ei ole oma olemuselt neutraalsed. Mida see tegelikult tähendab? Ma arvan, me kõik oleme kuulnud sõna algoritm ja seda, et sotsiaalmeedias nii-öelda leitav sisu toimib emotsionaalsel laengul ja tihtipeale seal levitatakse siis väga radikaalset infot, on ju. Me teame, et valeinfo levib sotsiaalmeedias kuni 6 korda kiiremini kui tõene info sellel samal põhimõttel. Noortel ja tegelikult kõikidel sotsiaalmeedia tarbijatel tekivad kajakambrid, mis seisneb selles, et kui noor vaatab näiteks Instagramis neid reels on ju, talle tuleb ette radikaalne sisu. Vahet ei ole, kas see on misogüünia, pornograafia, radikaalne parem vasak äärmuslik propaganda või sõja hirmutamine on ju.
siis me näeme, et kui nad interakteeruvad selle sisuga, siis on 100% garanteeritud, et sarnane sisu satub nende telefonile uuesti. Kus tekivad need kajakambrid, juhtub selline olukord, kus noor saab ainult ühte vaadet kinnitavat sisu ja ta tegelikult ei saa seda diskursust, sest ta ei kuule vastaspoole argumente. Ehk siis kui ta kuuleb naiste vihkamisest väga palju, ta tegelikult ei näe kunagi seda, et okei, aga miks ma ei peaks naisi vihkama. Ja me näeme, et see tegelikult juba kinnistub noorte vaadetes. Hiljuti välja tulnud uuringus 31% noortest meestest väitsid, et naine peaks alluma mehele ja et peres peaksid tegema lõplikud otsused mehed siis, eks ole. See on juba nagu väga suuresti mõjutanud nende poliitilisi vaateid. Lisaks me näeme tegelikult siin iibekriisi lainel kulgedes, et Gen Z mehed ja naised on rohkem eriarvamusel kui ükski varasem põlvkond. 1/3 sellest generatsioonist käib teineteisega kohtamas ja me näeme, et selle tulemusel ei sünni lapsi, eks ole. Okei, aga liigume siis rahvusvahelisest statistikast rohkem Eesti kesksesse maailma. Tahaksin puudutada veidi seda, kuidas noored tegelikult siis hääletavad. Me näeme, et hästi palju valimiskampaaniaid on kolinud sotsiaalmeediasse, peamiselt sellepärast, et see on majanduslikult tunduvalt vähem kulukam strateegia. Sa võid postitada põhimõtteliselt nii palju sisu, nagu sa soovid, öelda enam-vähem, mida sa soovid ja nii-öelda hästi paljude inimesteni hästi kiiresti jõuda. Toon 2 näidet Tartu linnavolikogust, 2 kandidaadist siis Kris Kärner ja Sandra Laur. 2 noort 20-ndates kandidaati, kes kunagi varem tegelikult poliitkampaaniat niimoodi sellisel kujul teinud ei ole. Mõlemad said Tartu linnavolikokku. Vaatame esmalt Kris Kärnerit. Ta on 20-ndates striimer, ehk siis põhimõtteliselt tema nii-öelda igapäevane töö on see, et ta mängib videomänge ja ta postitab endast videoid internetti, mida siis jälgivad 10 000 inimesed ja elavad talle kaasa. Ta kutsub ennast siis internetis nimega Istoprotsent, mis on tema jaoks siis justkui eraldiseisev karakter sellest, kes ta siis poliitikuna on, kus ta kasutab oma päris nime. Kui ta astus poliitikasse, ta on üldiselt olnud kontroversiaalne inimene, sest ta on võtnud selle karakterina hästi radikaalseid sõnavõtte. Näiteks öelnud sotsiaaldemokraatide kohta, et nad tuleks seina äärde panna ja pumppüssiga maha lasta. Lisaks naiste kohta umbes nii, et feministid on koledad naised, keda ei kutsuta välja, eks ole. Kui ta läks kandideerima, siis ta ütles kuidagi välja lihtsalt lause, et see, kes mina olen sotsiaalmeedias ja enda nii-öelda striimeri karjääris on ju, see on täiesti eraldiseisev isik kui see, kes mina olen poliitikas. Aga need 1600 häält, mida ta sai, tegelikult räägivad ju vastupidiselt. Need hääled tulid ju sellest vanuse braketisse 16 kuni, ma ei tea, 30-aastased poisid, kes vaatasid tema videoid, nad hääletasid tema poolt. Ja siin võib spekuleerida, et kas see on nagu legitiimne demokraatia. Tehniliselt on, ma arvan, et poisid läksid ise sinna valimissedelit täitma, on ju, aga küsimus on pigem selles, kas nad saavad aru, mis mõju sellel on. Et ta läheb sinna Tartu volikokku, ta otsustab aktiivselt sinu üle ja sa ei saa mitte midagi teha, sest sa andsid talle oma demokraatliku hääle, on ju. Ma arvan, et teine näide on Sandra Laur, mis on tegelikult ekstreemselt lahe ja mul on hea meel üldiselt, et noored on poliitikas. Aga Sandra Laur, tudeng Londonis, eestlanna, ta põhimõtteliselt alustas nullist persooni brändingut ja tegi hästi palju sotsiaalmeedia videoid, näiteks kritiseerides alguses Euroopa Parlamenti, mingit komisjoni, tuues välja infot näiteks, ma ei tea, palgad, luues sellist läbipaistvust, on ju. Ja mõned ta sotsiaalmeedia videod said kuni 200 000 vaatamist, ta sai peaaegu 1000 häält, ta sai samamoodi Tartu linnavolikokku. Et tegelikult ma ei ürita neid inimesi kritiseerida, ma lihtsalt üritan näidata teile, kui palju tegelikult sellel sotsiaalmeedia kampaanial juba praegu on mõju. Lisaks ma arvan, et üks asi on see Eesti keskne poliitika ja see, et kuidas mingid poliitikud võivad noori mõjutada. Aga ma arvan, see hullem asi on pigem seisneb selles, et välismeedia ajal, kui on hübriidsõda, ajal, kui on infosõda, me tegelikult ei tea, mis info noorteni jõuab. Me ei tea, mis propagandas on ja me ei saa seda absoluutselt kontrollida, see on väga ohtlik. Olgu, aga räägime siis piirangutest, sest et need tunduvad nagu nii loogiline variant. Esiteks, miks need tunduvad nagu loogiline variant? Me kõik teame, et vanemad arvavad, et telefon on halb, aga ma arvan, et nüüd on välja toonud statistika, mis näitab, et noored saavad ka sellest aru. Prantsusmaal tehti uuring, kus tuli välja, et 67% noortest toetas sotsiaalmeedia keeldu alla 15-aastastele. Aga mis on siis piirangu eesmärk nii-öelda? Ma arvan, et see peaks olema kiire kaitsev mehhanism, millel on 2 funktsiooni. Esiteks et oleks siis vähem valeinfot ja teiseks, et noored siis veedaksid füüsiliselt vähem aega digimaailmas, millest on tulenenud need suured füüsilise ja vaimse tervise kahjud. Aga miks piirang ei ole hea variant? Ma arvan, et selleks on 3 põhjust. Esiteks, noored on tunduvalt digipädevamad, kui me kõik aru saame ja Austraalia näitel me näeme, et esimese mitme päeva jooksul, kui see keeld seal või see piirang siis
peale pandi, noored leidsid hästi palju alternatiive. Esiteks nad oskasid VPN-e leida, mida nad siis hakkasid kasutama, et neid samu äppe kasutada edasi, nii-öelda olles teises riigis. Teine asi, kui see piirang peale panna, seal peab olema mingisugune tuvastussüsteem ehk siis mingi facial recognition või siis ma ei tea, mingi ID-kaardisüsteem, Smart ID. Nad oskasid ka seda häkkida kas AI abil või kasutades näiteks oma vanema sõbra või vanema ID-kaarti. Lisaks ma arvan, et siin tuleb märkida ära, et see on süsteemne probleem. See on tingitud sellest, et korporatsioonidel on reaalne ajend luua see algoritm, et hoida neid lapsi seal, et teenida raha. See ei ole nagu kuidagi kogemata juhtunud ja seni, kuni see süsteemne probleem lahendatakse niimoodi ära, et need korporatsioonid võetakse juriidiliselt vastutusele, siis see probleem tegelikult ei kao ära, sest meil on vaba äpiturg ja need 6 äppi kustutatakse ära. Nad teevad lihtsalt 6 uut äppi, millel on teine nimi. Me näeme täpselt sama asi juhtus siis, kui USAs keelati TikTok ära ja inimesed kolisid esimese 24 tunni jooksul täiesti teise äppi, millel olid täpselt samad asjad seal sees. Okei, mis on teine punkt? Ma arvan, et teine punkt on see, et piirangul puuduvad tagajärjed või ma vähemalt ei näe, kuidas Eesti saaks teha mingid rängad tagajärjed noortele, mis siis päriselt hirmutaks neid piisavalt, et nad ei julgeks häkkida seda süsteemi. Ainukesed, kes tegelikult saaksid neid kahjusid või tagajärgi tõenäoliselt oleks need korporatsioonid. Lisaks ma arvan, et tuleb märkida ära ka seda, et sotsiaalmeedias kehtib selline anonüümsusefekt. Kui mina lähen sotsiaalmeediasse, ma teen midagi valesti, siis ma ei tunne seda vastutust, kuna mul ei ole seal pilti ega nime. Ma ei tunne, et see, mis on illegaalne, et mind võetakse nii väga vastutusele kui see, mida ma teen füüsilises maailmas. Olgu, aga mis on siis mõned alternatiivid? Ma arvan, et peamine alternatiiv peaks olema teadlikkus, aga mitte selline teadlikkus, millest on hästi palju räägitud, et a la sotsiaalmeedia on hästi halb ja et me peame lihtsalt distsiplineerima ennast rohkem, et sellega hakkama saada ja mitte sinna telefoni minna. Ma arvan, et see teadlikkus võib olla veidi vanemate hirmutamine näiteks. Ma arvan, et keskmine vanem arvab, et nende laps on sotsiaalmeedias selle kõige halvema info eest kaitstud, sellepärast et ta on laps. Algoritm tegelikult ei tea, et ta on laps. Algoritm söödab talle täpselt seda sama infot. Näiteks hästi hirmus statistika, 90% 10-aastastest on näinud pornograafilist sisu, mis on vägivaldne. Ma toon enda elust näite. Eile ma olin telefonis, mulle tuli 1 päeva vältel 4 erineva sõjakajastust korraga. Ma nägin Gaza-stripis nälgivaid lapsi, ma nägin Vene sõdurit, kes oli pingviinikostüümis, kes lasti õhku, ma nägin Donald Trumpi kontoris tehtud propagandavideot sõjast ja ma nägin Iraani sõjakeldrit, kus olid Shahed droonid, mille taga käis popmuusika. See ei ole hallatav info täiskasvanule, see ei ole absoluutselt info, mida laps suudab hallata ja see on väga hirmus. Ma arvan, et vanematele, kindlasti langeb mingisugune kohustus, aga ma arvan, et see ei ole nii keeruline, kui kõik väidavad. Ma arvan, et kui ema ütleb Katile, et hei, pane oma telefon minu tuppa kell 10 ja sa ei saa seda enne kella 7 hommikul, see lahendab juba kogu probleemi ära, et Kati veedab terve öö aja telefonis ja ei maga. Ma arvan, et need on need lihtsad kokkulepped, et kui vanem on piisavalt, ma ei tea, hirmul sellest, kui ohtlik see tema lapse jaoks on näiteks, siis ta tegelikult on ajendatud ka neid käitumisi tegema. Lisaks ma arvan, et koolid võiksid olla telefonivabad. Hästi paljud koolid juba on, aga ma arvan, et kõik võiksid olla. Aga ma arvan, et see oluline link, mis on siit puudu, on see, et vahetundides peab siis eksisteerima mingisugune asendustegevus, et lapsed ei hakkaks tegema pahandust ega üritaks häkkida seda süsteemi ja saada oma telefoni tagasi. Et lastel tekiks see arusaam, et olgu, nüüd on vahetund, see ongi see aeg, kus ma lähen mängin lauamänge või lähen õue, mitte see aeg, kus ma lähen nüüd ronin selle telefoni järele, millele ma olen mõelnud 45 minutit. Lisaks ma arvan, et hästi palju raha tuleks suunata huviharidusse, sellepärast 2 põhjust. Esiteks, see on koht, kus noor saab ennast reguleerida. Vahet ei ole, kas see on sport või see on kunstiring. Ta läheb sinna, ta mõtleb omi mõtteid, ta saab teha asju, mis toovad talle rõõmu. Ja lisaks ma arvan, et siin tuleb ka sisse see võrdlemise hetk. Et kui mina lähen kunstiringi või spordiringi ja mina veedan seal oma sõbrannaga aega, kes on minust natukene kiirem või natukene parem joonistaja, see on see hetk, kus see on okei, et ma tunnen ennast halvasti, et ma ei ole nii hea. Sest et see on see tase, milleni ma tegelikult saan küündida, see on mulle ülisuur motivatsioon. Kui aga mina lähen pärast kooli koju ja avan telefoni ja võrdlen ennast naisega, kes on minust 10 aastat vanem, 10 senti pikem, ilusam, targem tase, milleni ma tegelikult mitte kunagi ei küündi, eriti varateismelisena, siis see absoluutselt ei too mulle mitte mingisugust kasu. Ma arvan, et see kogu point selle esitluse juures on see, et tuleb naasta selle juurde, mis töötab. Kindlasti ma nõustun sellega, et noored on küpsemad praegu kui kunagi varem, aga see ei tähenda seda, et me võime laduda neile seda koormust peale, sest ma arvan, et Eesti suurim ülesanne on
tagada see, et meie riik säiliks ja selle A on see, et meil oleks piisavalt noori ja B on see, et need noored ei põleks 9. klassis läbi nii, et nad tegelikult ei lähegi kunagi tööturule ja sõltuvad riigist mingisuguste toetuste abil või vaimse tervise abil, sest et nad on nii katki ja nad on nii, nad ei oska endaga toime tulla, nad ei oska ennast reguleerida, et neist tegelikult ei saa need inimesed, kes juhivad meie riiki ja seetõttu meil tuleb topeltkahjusid. Aitäh! Erakordselt suur tänu sulle. Ma näen, et on juba ka küsimusi. Ole hea. Mikrofon, ma arvan, saad jagada just. Aitäh. Kõigepealt ma tõden, et ma olen esineja seisukohtadega põhiosas nõus. Eriti, et see seisukoht, et see administratiivne riiklik ärakeelamine ei tööta. Aga ma tahaks veel natuke täpsustada seda, et me arvame, et algoritmid on midagi väga uut, eks ole. Aga kui me nüüd kerime 100 aastat tagasi ja mõtleme mingisuguste noorte peale, kes elasid külas, kus oli mingi religioosne liider või külavanem või kas seal ei toiminud algoritmid. Ja teine, hoopis, eks ole, primitiivsemal kujul, aga toimis ka ikkagi väga valikuline selektiivne info esitamine ja suletud inforuum. Ja nüüd veelgi enam, me kurdame, et sotsiaalmeedia tekitab vaimse tervise probleeme, aga kas 100 aastat tagasi, kui kedagi ei võetud tantsima külapeol, või ütleme, ei võetud, kui ta oli noorem, ei võetud kulli mängima ja anti isegi peksa, eks ole, kuskil seal hoovi peal. Kas see ei olnud nüüd raskem situatsioon kui see, et võib-olla mingis ühes Facebooki grupis sa ei ole nagu positiivselt hinnatud. Sul on alati võimalus, kui sind juhendatakse, leida endale teistsugused kooslusi, aga külast või õuest oli väga raske laskuda. Aitäh. See on väga huvitav küsimus. Sul on vist raske kommenteerida midagi, mis oli 100 aastat tagasi. Esiteks seda, aga ma arvan, et see seisneb võimendatuses. Ma arvan, et kui 100 aastat tagasi, kellega sa ennast võrdlesid, need olid su naabrid, need olid mingi 15 inimest, kes elasid sinu külas. Nüüd sa võrdled ennast kõigiga, need on nagu miljoneid ja see ongi see, et võib-olla sinu külas oli see üks väga ilus tüdruk, kellega sa ennast võrdlesid, aga ta ei olnud täis süstitud ja ta ei olnud nagu steroididel või mida iganes. Nüüd sa võrdled ennast nende inimestega, et ma arvan, see alaväärsuskompleks tekib palju suuremal määral, sest neid nii-öelda normaalseid inimesi tegelikult ei kajastata. Ja ma arvan, et see ongi see, et kui sind ei kutsutud tantsima seal, siis sellise ühekordne nii-öelda äkiline südant purustav valu, aga siis sa läksid teisele pallile, 5 aastat järjest. Aga nüüd ma arvan, et see nagu inimese tasandil suhtlus ja see, et ma leian endale partneri, kas või see Tinder on ju, sa nagu saad seda reject'i nii-öelda nagu mitmeid kordi päevas, seda on lihtsalt nii palju rohkem, et sa ei tule selle valuga toime ja sa ei jõua protsessida seda nii nagu teie võib-olla. Nii, seal on ka küsimus ja meil on ka veebis üks, aga meil on aega. Ja, ole hea. Vabandust, me peame seda mikrofoni liigutama. Tere, Jevgeni, ma küsiksin nii, et milline noorte kaasamise vorm täna töötab kõige paremini teie silmis? Meil on noored poliitikud otseselt poliitilise elus, meil on erinevad organisatsioonid, noorte volikogud, mis iganes. Kõige parem või kõige tõhusam kaasamise vorm? Ma tahaks arvata, et umbes sellised üritused nagu praegu, mis on tehniliselt koostatud nagu riigi institutsioonide poolt, et need ei ole nagu suvalised arutelud, millel ei ole mõju, aga et siia kutsuda nagu suurem valim noori, et nad saavad kas või oma seisukohti jagada, see ei pea isegi olema nagu üliteaduspõhine, lihtsalt see, et me saaks rohkem sisendit, mida nad siis tarbivad iga päev, mis on see meedia, mis sinuni jõuab, et me oskaks tegelikult sõeluda seda ära, kui palju näiteks, ma ei tea, geopoliitilist propagandat tegelikult on, mis on need noorte vaated, et me saaks üldse aru, milles see probleem seisneb ja mida tegelikult tuleks lahendada. Et ma arvan, lihtsalt tavalised arutelud ka neist täiesti piisab. Siin ei pea nagu mingit suuri reforme tegema, et noori otseselt, väga tore selles mõttes, et on need liidud, ma arvan, sellel on ka väga-väga palju mõju, et meil on vedajaid, kes nagu päriselt oskavad ka teaduspõhiselt neid sõnavõtte võtta kõikide noorte eest. Nii, korraks veel selle mikrofoni sinna Kaarli juurde.
väga lahe ettekanne, aitäh. Sa ütlesid, et noori ei tohiks katki teha, absoluutselt nõustun, aga kas sul on endal olnud mõtteid, mida praegu on noortele liiga palju antud või mida võiks veel juurde anda? No minu isiklik arvamus on see, et kui palju seda õppetööd on, ma arvan, et probleem ei ole isegi selles nagu õppetöö mahus. Ma arvan, et probleem on esiteks ülestimuleerituses ja selles, et noored lihtsalt tegelikult raiskavad väga palju aega seal telefonis, mille najal nad siis saaksid rohkem magada või rohkem teha trenni või täita neid baasvajadusi. Ma arvan, et sellest tekib üks probleem. Ja teine probleem, ma arvan, on lihtsalt see stress ja ma arvan, see stress ei tulene otseselt sellest, et mul on palju õppida. Ma arvan, et see stress tuleneb sellest, et ma olen 9. klassis ja on suur tõenäosus, et ma ei saa kooli või ma ei saa kooli, mis aitaks mul saada ülikooli, et ma teen neid otsuseid või need otsused kuidagi tehakse isegi minu eest nii noores vanuses, et ma arvan, sellega kaasab see stress, et ma ei oska õppida, mis siis, kui ma ei õpi liiga palju, ma olen kõigist halvem. Lisaks see hariduslik kihistumine, et minu klasside saab lubada endale eraõpetajaid, mina tegelikult ei saa, ma olen juba jäänud sellest maha. Ma arvan, et see stress on see peamine põhjus, mis tekitab seda koormust ja nii-öelda teeb neid lapsi katki. Ühe veel, mis on tulnud siia workshopi. Kuidas panna toimima see, et lapsed ja noored kuulaks vanemate arvamust? No ma arvan, see on... Sa rääkisid, kuidas telefon tuleb õhtul kell 10 ära võtta ja hommikul kell 7 tagasi anda. No okei. No ma arvan, et seda annab võrrelda riigiga. Ma arvan, et ma arvan, et see oht seisneb selles, et hästi paljud noored arvavad suunamudijatest ja internetipersoonidest nii-öelda paremini kui enda vanematest ja riigist. Ja ma arvan, et tuleb hästi palju tööd teha juba lapsepõlvest saadik, et laps teab, et see, mida mu ema ütleb, on see kõige tõesem info ja minule kõige kasulikum. Ma arvan, et see on nii-öelda tegemata töö, mis nagu tuleb lapsepõlvest. Ma arvan, et need lapsed, kes on hästi kasvatatud, nad mitte nüüd, et nagu kuidagi grupeerida inimesi, aga ma arvan, et nad on tõenäolisemalt kuulama, et nagu tegelikult see on väga halb sulle, kui sa töö otsa telefonis. Ja ma arvan, riigiga on täpselt sama probleem praegu, et väga paljud noored, kas või valides mingisuguseid poliitikuid, usaldavad neid suunamudjaid rohkem, sest et ajal, mil on majanduslikult raske, neil on lihtne öelda, et hei, sa oled minuga hästi sarnane, ma ei tea, riik on halb ja teeme midagi muud või midagi sellist. Ma hea meelega tahaks muidugi veel küsimusi võtta, aga aeg surub peale. Aleksandra on meil vestlusringis ja siis on ka publiku küsimused kõik oodatud. Suur tänu sulle. Väga fantastiline esitlus.